Oleme jõudnud nüüd järjega lastetuppa. Räägi mulle, mis sa siin lastetoas teha tahad? No tegelikult see tuba oli 2 aastat tagasi umbes veel või natuke isegi vähem ja kontorituba. Ja siis ongi ta saanud igasuguste asjade ja kola käigus küll mul abikaasa on siin kontrabassi tassid ja pidi igasuguste täkkeid ja määrdunud kohti on siin hästi palju. Ja kuna nüüd varsti peaks ka meil väiksem tüdruk siia kolima, praegu see on ainult poisituba, siis ma tahaks nagu ühe seina teha nagu poisile ja teise seina siis nagu tüdrukule. Et kuidas siis nagu miksida värviga poisi ja tüdruku tuba. Ripale kõvasti. Ei tule. Ossa raks mine metsa. Okei, enam ma ei pane neid teikidega siia eluses. Kallis sinuga koos. Hakkame värvi pinnale kandma, kuigi ütleme need sellise põhja. Me nüüd värvisime selle sama heleda tooniga ära, mis sul siin juba oli, ehk siis värskendasime. Sa valisid siia sellised 2 tooniga roosa ja selline sinine. Nagu ikka tüüpiliselt roosa ja sinine, aga need on sellised hästi ilusad roosa ja sinine minu arvates. Ma loodan, ma valisin välja. Et äkki me vaatame. Oi, see on nagu maasikajäätis. Beebiroosa. Nii ilusad. Kuna tegemist on lastetoaga, siis siin on hästi oluline jällegi see sama värv, mida sa siin kasutad. Et ta oleks selline hästi tervissõbralik. Et siin on kohe olemas sellist allergialiidu tunnustus näiteks. Ning on veel ka selline luigemärk, Põhjamaade luigemärk, et see on selline üldine Skandinaavia kvaliteedi tunnusmärk nagu. Aga nüüd, et nüüd seda pilvemotiivi teha, siis selle me peame märkima kõigepealt teibiga pinnale. Teipimiseks on võimalust, ütleme, on olemas ka sellised nii-öelda kõverad teibid. Natuke nagu selline... Aga nagu lased niimoodi. Natuke nagu venib. No vaatame, me võime alati uuesti panna, kui meil tundub, et meil väga hästi see võiks olla sellise keskmise kõrgusega on ju. Kallis sinuga koos, uue päeva ma loon. Kallis sinuga koos, lendame valguskiin. Võtame need teibid ära, vaatame, mis tulemus siit. Vaatame. Teibi ära tõmbamine on, ütleme, selline asi, et võiks tõmmata esimesel võimalusel, aga kindlasti ei ole mõtet teipi jätta siia peale päevadeks või nädalateks. Väga lahe. Sai ju väga ilus minu arust. Ongi täitsa nagu nüüd poiss hakkab meil siis pilvepiiril istuma siin. Väga lahe. Kallis sinuga koos, uue päeva ma loon. Et mina olen küll lastetoaga kuidagi eriti rahul. Eks vist sellepärast, et see on natukene tõesti erilisem. Alguses oli minu idee lihtsalt teha üks sein ühte värvi, teine teist värvi, et see idee tuli sinult, et äkki teeks midagi põnevamat. Ja ma olen kuidagi eriti rahul sellega, et me ei kasutanud sabloone, et ma tean, et praegu on hästi pop teha mingi sabloonist, mingisugune kujutis, et me ikkagi saime nagu oma käega teha. Et tuli ju välja, et see teipimine ju nii lihtne ei ole, aga minu arvates saame me täitsa ilusti hakkama ja nüüd ongi kuidagi nagu aru saada, et selline nagu ise tehtud asi ja kuidagi lapse tuppa minu arvates see sobib väga hästi. Tuju kui halb, vahel kui sattus näib liiga karm.